Tere taas kõigile. Taas uus video teie ees, seekord taas suhete teemal, paarisuhte teemal ja täpsemalt räägin toksilisest suhtest seekord. Räägin natuke sellest, mis toksiline suhe on, millised suhted sinna alla liigituvad, miks inimesed on toksilistes suhetes, on olnud, on siiani tänaseni toksilistes suhetes ja mida siis teha, kui sa oled leidnud ennast toksilisest suhtest, ebatervest suhtest ja tahad midagi ette võtta või teadvustada või sellest väljuda, üks midagi muuta. Et see on tänase video teema. Üldiselt sissejuhatuseks toksilised suhted, ebaterved suhted on meie ühiskonnas täielik norm. See on tavaline. Päris toimivad suhted, päriselt toimivad suhted, õnnelikud suhted on pigem väga suur haruldus. Ehk siis mitte toimivaid suhteid või õnnetuid suhteid või siis äärmuses toksilisi suhteid lausa on palju. Üks põhjus, miks see nii on, et meie ühiskonna üldine olukord, see, kus kohas ühiskond üleüldiselt on oma arengus just nagu suhete teemal, on üsna madal. Teadlikkuse tase sellest, milline üks suhe, täpsemalt siis näiteks paarisuhe, milline üks paarisuhe on, kuidas seda hoida, kuidas seda luua, mis algab loomulikult sellest, et inimene saab aru, kes ta ise on või on mingit teadlikkust kasvatanud, et aru saada, kes ta ise on või kust ta tuleb. See üldine tase on väga madal. Ja siis teine asi, et see enda kohta teada saamine, kes mina olen või endaga töö tegemine, siis ka see, mis ma seal suhtes siis teen, kuidas suhet luua või toimivat suhet. Jah, 80-ndatel üleüldiselt maailmas hakkas see liikumine rohkem toimuma läbi imago suhteteraapia, läbi erinevate lähenemist, aga see kõik on ikkagi suhteliselt värske. Et inimesed üldiselt ja kindlasti Eesti ühiskond on halvas seisus üldiselt, ei taha ropendada siin, aga et see on see, mis üldiselt toimub, isegi kui on suhted, mis nii-öelda nagu pealtnäha toimivad või sihuke klassikaline peremudel, nagu võib-olla me oleme harjunud nägema ja võib üldiselt öelda, et ja on suhteid, mis niimoodi toimivad ja üldiselt inimesed on selles enam-vähem rahul. Aga siin olenebki, et kust skaalalt seda vaadata, et tuleb natuke suumida sisse, et vaadata ühe osapoole olukorda või seda, kuidas ta ennast tunneb seal suhtes, teise olukorda ja tavaliselt isegi sellises nagu pealtnäha toimivas suhtes on endiselt nagu asju, et kui vaadata tegelikult sügavalt või kui inimene hakkab tegelikult endasse vaatama, siis võib-olla ta ei ütleks, et ta on õnnelik või ta tahaks rohkem, et see on ka üsna tavaline. Ehk siis jah, me üldiselt ei oska suhteid luua väga hästi, hoida väga hästi. Ma lähen selle juurde, mis on toksiline suhe, kuidas mina sellest aru saan, mis erinevaid suhteid ma sinna liigitaks. Üldiselt võib öelda, et toksiline suhe on ebaterve suhe. See on ilmselt suhteliselt selge selle nimetuse järgi, see on toksiline. Toksiline on niisugune termin, mida palju kasutatakse, see on ebaterve suhe. See ei ole terve. Ehk siis seal on midagi valesti, halvasti või puudu negatiivset. Võib öelda ka, et toksiline suhe on suhe, mis põhjustab ühele või mõlemale osapoolele selles suhtes mingil kujul valu. See valu võib olla emotsionaalne, vaimne, füüsiline. Ehk siis võib öelda, et toksiline suhe on siis ka suhe, kus võib esineda mingil kujul kas emotsionaalset vägivalda, vaimset vägivalda, füüsilist vägivalda või siis ka kõiki neid koos võib esineda. Ehk siis igasugune vägivald, mis iganes kujul, on ilmselgelt toksiline, kahjulik ja sellega peaks tegelema. Ja siia alla võib liigitada ka nartsissistlikud suhted. Nartsissismist ma olen ka varem siin kanalil rääkinud, see video on ülipopulaarne. Ma tegin video nartsissismist üldiselt ja ka kuidas seda ära tunda. Et vaata kindlasti neid videosid.
kindlasti siis jah, toksilise suhte alla läheb nartsissistlik suhe, mingil kujul nartsissistlike joontega, siis kaassõltuvuslikud suhted erineval kujul. On samuti toksilised suhted, sest tegelikult nad ei toeta suuremas pildis ühte või mõlemat osapoolt seal või kuidagi on ebaterved. Võib ka öelda, et toksiline suhe on suhe, mis on ühele või mõlemale osapoolele kuidagi kahjustav, haiget tegev. Ja siin need võivad olla väga erinevad viisid, kuidas see on kahjustav või haiget tegev. Näiteks, et selles suhtes ei ole mingeid asju, mis ühele või mõlemale on olulised tegelikult suhtes. Võib-olla nad ei teadvusta seda tegelikult, võib-olla nad ei räägi sellest. Ja see omakorda juba näitabki, et suhe on tegelikult haiget tegev. Ehk siis see suhtes on midagi toimub, mis ei ole hea ühele osapoolele või ei toimu, ehk siis on puudu, mis juba loobki seda kahjustavat poolt ja seda, et see on haiget tegev. Võib ka öelda, et toksiline suhe on suhe, kus ühe või mõlema osapoole huvid pole esindatud selles suhtes. Ehk siis näiteks kui rääkida väärtustest ja vajadustest suhtes, ma olen sellest varem oma teistes videotes rääkinud, samamoodi vaata minu videod teemal väärtused ja vajadused, huvid suhtes. Selles ma räägin lahti seda lähemalt. Ehk siis näiteks mingid väärtused, mis tegelikult inimesel on olulised, nagu näiteks emotsionaalne lähedus või võib-olla selline perekesksus või teatud seikluslikkus. Need on lihtsalt näited erinevatest väärtustest, mis võivad olla inimesel. Ja kui mingid väärtused, mida inimene tegelikult väärtustab oma elus ja just paari suhtes ja tahab seda, neid ei ole seal esindatud, kas siis pole algusest peale olnud või enam ei ole, siis see põhjustab kannatust sellele inimesele. See on nagu see haiget tegemise pool jälle või valu pool suhtes ja see ei ole väga seega toimiv selle inimese jaoks see suhe ja selle tõttu võib liigituda ka kui mitte toimivaks või toksiliseks suhteks. Loomulikult siin sõltubki sellest nii-öelda skaalast, et kui palju see seda inimest häirib, aga üldiselt, et mingid inimeste väärtused või need väärtused pole klapigi, need pole kunagi räägitudki olnud suhtes, et mul on mingid väärtused, kui ma suhtesse sisenen, mis mul on olulised suhtes ja need ei ole teadvustatud. Või siis erinevad vajadused, mis on väärtustega seotud. Ehk siis näiteks mul on vajadus teatava füüsilise läheduse järgi spetsiifiliselt, et ma tahan näiteks, et mind hoitakse, puudutatakse väga palju, selline füüsilise läheduse vajadus, seda ei ole. Või mul on vajadus näiteks oma partneriga rääkida teatud asjadest ja seda ei ole seal suhtes või teine osapool ei taha seda pakkuda või ei tea, et tegelikult see on teise osapoole jaoks oluline või seal on mingi vajadus nagu mis ma veel oskan niimoodi peast kohe öelda. Vajadus jah, mis on näiteks mingi tegevusega seotud suhtes, et ma tahan, et meie suhtes me teeme midagi koos, mis on väga spetsiifiline asi ja üks või mõlemad osapooled, ütleme üks siis praeguses suhtes tahab seda, väärtustab seda tegelikult ei ole seal. Ja ta tegelikult väga tahaks seda teha seal suhtes, ta tahaks, et see oleks esindatud, see tegevus mingil kujul, kas see on mingi huvi või hobi või jah, muul viisil tegevus ja seda ei ole, siis ka see viitab sellele, et kui see nagu inimest häirib ja seda põhjustab, ehk siis talle jällegi kannatust ja teeb haiget suures osas suhtes, siis see ei toimi. Ehk siis jah, sellised puuduvad või mitteteadvustatud erinevad väärtused, vajadused põhjustavad üldiselt ka kui inimesed jõuavad näiteks teraapiasse, siis nad just nimelt nagu tihti jõuavad selleni või see on üks aspekt, milleni jõuda, et okei, mu mingid väärtused, vajadused tegelikult pole siin esindatud, seega see suhe ei toimi minu jaoks ja jah,
võib-olla nagu üldiselt öelda toksilised, selle kohta niimoodi kohe on, võib-olla tundub nagu liiga palju, aga jah, ma toon selle alla kõik nagu sellised nagu selle toksilise sõna alla siis praegu suhted, mis nagu ei toimi, toksiline võib-olla ühes äärmuses, et see on väga-väga halb inimesele mingil kujul, seal on palju väärkohtlemist, ja teisel, et sellised nagu ei toida seda inimest. Võib ka öelda, et toksilise suhte alla panna erinevad suhted, kus on palju teadvustamata, mitte räägitud, varjatud asju, mingid saladused, varjatud ebateadlikud teemad, probleemid. Ja just selles mõttes, et need teadvustamata, mitte räägitud ja varjatud asjad mõjutavad suhet mingil viisil negatiivselt. Jällegi kas ühte osapoolt suhtes või mõlemat. Et sellised rääkimata asjad, et ma ei taha võib-olla mingist asjast oma minevikus rääkida või tegelikult mul on mingi rahaline probleem või teema, mis mõjutab ilmselgelt paarisuhet ja sellest ei räägita või sellega ei tegeleta. See võib põhjustada kannatusi suhtes, valu on ju ühele või mõlemale osapoolele, jällegi probleem. Eriti siis rahalise poole pealt, et on ühine elu, kodu, ühised kohustused, siis see mõjutab. Ehk siis jah, sellised nagu mitte räägitud teadvustamata asjad, need mitte räägitud teadvustamata asjad võivad ka puudutada inimese lapsepõlve, minevikku, siia ma ka kohe jõuan. Et mis siis nagu mõjutavad inimese käitumises mingil viisil, et ta käitub kuidagi oma partneriga ebatervelt, kahjustavalt, kuidagi ütleb halvasti või siis jällegi jah, mainitud konkreetne vägivald, mis tuleb minevikust, jällegi on teadvustamata, mitte räägitud ja põhjustab valu selles suhtes siis tavaliselt tegelikult mõlemale poolele, et nii sellele väärkohtlejale, sellele, kellel on see teadvustamata asi, aga kes ei tegele sellega, kui ka siis sellele teisele osapoolele. Nii, miks inimesed on toksilistes suhetes? Võib-olla mitte kogu aeg, aga võib-olla elus on ette tulnud seda mingis suhtes, kas lühikeses suhtes või pikaajalises suhtes või mõni on selles terve oma elu, ehk siis niisugune pikaaegne, mitukümmend aastat kestev väga toksiline või ebaterve suhe. Siin ma tooksin välja 3 niisugust olulisemat punkti. Üks on lapsepõlv, ehk siis paljud minu videod jällegi siin kanalil puudutavad seda teemat, räägivad sellest meie lapsepõlv, kõik see, mis me sealt kaasa saame, siis teadvustamata asjad lapsepõlvest, erinevad traumad, haavad, emotsionaalsed traumad, haavad, kõik sellised asjad. Jällegi, ma olen sellest teistes videotes rääkinud, soovitan minna vaatama neid videosid. Teine asi, suguvõsa mõjud, ehk siis mis puudutab rohkem sellist suguvõsa süsteemi, meie emaliini, isaliini, suguvõsa mõjud, suguvõsa lahendamata teemad, traumad, mustrid, mida inimene alateadlikult siis suguvõsast võtab kaasa, endas kannab ja mis mõjutavad suhet, paarisuhet. Tavaliselt nad seda teevad mingil kujul, nad tulevad välja kas alguses või siis mingis etapis suhtes. Sellega saab tegeleda, selle saab vaadata, üks variant on konstellatsioon, selleks olen ka sellest varem rääkinud, aga jah, siis üldiselt suguvõsa mõjud, seal võivad olla emaliinist, isaliinist erinevad asjad, kas mingisugused rasked sündmused, mis on toimunud, kust on mingi emotsionaalne energialaeng, mis endiselt kandub edasi, mingi lahendamata valu, mis kandub edasi ja põhjustab siis selle inimese elus, kes suhtes on ka teatud mustreid, mis kanduvad suhetesse, mingid asjad, mis korduvad, et just neid mustreid, korduvaid asju tasuks vaadata. Ja 3. asi, mis ma tooks välja, miks inimesed leiavad ennast toksilistest suhetest, see on pigem sellisel nagu kõrgemal tasandil, on see, et suhete eesmärk üldiselt ja ka toksiliste suhete eesmärk on õppida, kasvada läbi suhete, ehk siis inimene, midagi on seal suhtes, mis teda kasvatab, arendab või annab talle mingit võimalust õppida midagi enda kohta või siis jah, oma mineviku kohta, nagu ma rääkisin. Selline arengu õppimise aspekt. Nüüd, mida teha ja kuidas väljuda sellisest suhtest? Mida teha, kui sa avastad, et sa oled toksilises suhtes või kahjulikus suhtes sinu jaoks ja kuidas sellest väljuda? Kõigepealt on vaja teadvustada, analüüsida, mis suhtes toimub.
ja seda on soovitav teha koos eksperdiga, psühholoog, terapeut, muu selle ala ekspert, vastav ekspert, nõustaja. Ehk siis vaadata, mis suhtes ei toimi, ei tööta ühe või mõlema inimese jaoks selles suhtes, siis jällegi vaadata seal väärtusi, nagu ma rääkisin, vajadusi, et mis on minu väärtused, vajadused suhtes üldse, teise poole, miks nad ei toimi, kas nad ei sobitu omavahel, ehk siis pole sobivust või polegi neist räägitud. Ja seejärel siis vaadata, kas antud suhet saab päästa, muuta kuidagi, parandada ja see vajab mõlemat osapoolt suhtes, mitte ainult ühte osapoolt. Suhet ei saa päästa, muuta ainult üks osapool, seda saavad, ehk siis kui me tahame suhet jätkata, seda teevad mõlemad osapooled suhtes. Teine asi, kui sa tahad väljuda või sa tahad lihtsalt analüüsida enda suhet, et mis seal üldse toimub ja sa võib-olla näed seal kahjustavaid asju enda jaoks, siis tuvasta seesama, mis ma rääkisin, mis on lahendamata asjad minevikust, sinu minevikust. Alati tegele endaga, mitte oma partneriga. Tuvasta, mis on lahendamata asjad minevikust, su lapsepõlvest või siis suguvõsast, tegele nendega teraapias või muu spetsialistiga. Et jällegi saab tegeleda, vaadata neid asju, kui need mõjutavad, mida saab teha. Ja siis kolmandaks valik, kas jääda suhtesse või mitte, ehk siis kas ma nüüd jään selle suhtesse või lõpetan, see sõltub konkreetsest inimesest, sellest olukorrast nüüd, sellest suhtest, kus ta on, et see on väga individuaalne, sõltub selle inimese loost ja minevikust, et siis see valik, kas jääda või lõpetada, jällegi soovitangi teha seda koos spetsialistiga, kellegiga, kes on seda õppinud, teatud kvalifikatsiooni saanud, aitab sul seda analüüsitööd teha, anda nõu ja siis on sinu otsus alati, mida sa teed, kas sa jääd sinna suhtesse või lahkud sellest suhtest. Kokkuvõttes toksilise suhte, kahjuliku suhte kõrgem eesmärk on alati kasv ja areng. Suhted alati õpetavad, kasvatavad ja arendavad meid kui hinge, kui inimest. Nad aitavad meil õppida midagi enda kohta, selle kohta, kes me oleme tegelikult, mida me tegelikult tahame suhtest ja siis ka minevikust, kus me tuleme, kust me oleme mingid asjad saanud. Ehk siis jah, suhe on alati õppetund. Me oleme siin inimestena selleks, et kasvada ja areneda. Mõni teeb seda läbi suhete, paarisuhte näiteks, teine teeb muudes valdkondades. Suhe on alati võimalus midagi õppida. Tavaliselt on see mingi inimese jaoks mingi asi, üks konkreetne, mida ta võib-olla läbi suhete õpib. Ja suhe viitab, jah, seda ma juba ütlesin, mingitele asjadele tavaliselt inimese minevikus aspektis, mis vajavad teadvustamist, tähelepanu ja siis ka tervenemist isiklikul tasandil. See on see, mida ma tahtsin seoses toksilise suhtega väga lühidalt rääkida. Panin selle kokku võimalikult lühikesse formaati. Kui sa leidsid selles videos midagi huvitavat või tekkisid mingid mõtted, kirjuta alla kommentaaridesse, kommenteeri. Siin video all on ka väike lisainfos minu meiliaadress, kus sa saad minuga kontakteeruda, kui sa tahad broneerida seanssi. Et üldiselt ma selliseid nagu pikki meile ei vasta pikkadel teemadel, et anna nõu teemaga, selleks ma teen vastuvõtte. Et kirjuta mulle. Ja kui sulle see video meeldis, pane sellele like, telli mu kanalit, võid ka panna, mul loodetavasti on kanalil see nii-öelda märguande, et sa näed, kui uus video tuleb. Ehk siis jah, jälgi mu teisi videosid sellel kanalil ka. Ja loodan, et sa said siit midagi huvitavat sellest videost enda jaoks. Ja uute kohtumisteni, uute nägemisteni. Kõike head, ilusat päeva!